televiisorid ka sealt on ju. Auts, no kas siis olemegi juba eetris, et saab öelda, ei saagi öelda nüüd. Ja Kuulge, siukene aastalõpu päevaga ja õigemini jõulueelne, seepärast et me ei tea, äkki me teeme veel mõne. Aga täna me siis tahame Neliga teile natukene küsimusi esitada. Aga mõned teated, enne kui läheme siin, mul on terve hunnik asju, siin ei olegi näha ekraanist, oota, ma toon nad siia poole. Aga eks me siis jõua nendest rääkida, mul on siin asju, meil on siis täna siukene eetrimäng, et ma näitan asju ja ma küsin küsimuse. Aga sinul oli mingi üks hästi tähtis teadaanne. Missugune? Ma ei tea, sa ütlesid, et aga ennem sa ütled, et tuleb meelde. Aga siis seni võid võluteed rüübata. Võlutee ei ole mitte päris see, mis te olete harjunud meie käest seda sügavkülmutatud teepulbrit ostma, kuna see sai niimoodi otsa, et no saigi ühesõnaga otsa. Ja, et mingid tooted ongi hooajatooted, nii nagu ma täna postitasin kehakoorijate kohta, et ja need olidki täpselt talveperioodiks ehk jõuluperioodiks ja siin nüüd, kui hakkab veebruar, sõbrapäeva aeg ja naistepäeva aeg märtsis, et siis tuleb midagi muud, et nendega on lihtsalt nii, et pärast ei ole võimalik siis neid küsida juurde. Et kel jäi veel kingikoti panemata, et siis kirjutage, et ma jõuan veel ära postitada, kui reedel panen ja Omniva hästi töötab, siis saab kindlasti laupäeval nad kätte. Kuule, kas meil saunakittidega on ka köga, jah? Saunakittidega nii, et panen nüüd teile need, et mis on järjekorras olnud. Riina tublisti tegi juurde, et ma arvan selline ei, rohkem ma ei tee, nagu päriselt. 2-3 on veel juures, on veel alles, mida müüa ja seoses lilleveedega, et uued nüüd tulevad jaanuaris, et siis Riina paneb selle täisreklaami uuesti. Aga tõesti nende asjadega, kuna nad on nii-öelda, mina ütlen selle kohta rariteetsed. No ühed on seal eriti rariteetsed nagu näiteks tsistus, et head labdanum tsistus, see on siis üks ja sama teema. Et teda heas, kuidas ma siis ütlen, parimas headuses saada, no ütleme siis nii, ma olen päris mitmeid lilleveesid lihtsalt mähiste tootmises ära kasutanud, aga et teda siis ka sellise eraldiseisva tootena võtta siis nii-öelda valikusse, siis jah, seal peab olema väga selektiivne. jah, sõnad tulevad hommikul selektiivne. et tõesti, et kui olen öelnud, kes SMS, ma olen kordanud seda juba, kes SMS, siis päriselt on kes SMS, sest praegu pole ühtegi pudelit alles, et on küll, minul on 2 tükki. Jah, aga mina neid ei anna. Kuulge, aga ühesõnaga need olid teated, nii et mida mina veel soovitan, et vaata seda Home Spa ehk siis seda esmaabikitti, kus sees on meil köhasalv, valusalv, tervisesalv, seal on baasmüüja, seal on aloekeel, seal on nohupulk ja nohupulga täite seesamune pudelikene ka, seepärast et ega siis meil ju pisikud ei toidu ja käivad siis siin kordamööda meid kõiki natukene kollitamas. Hästi huvitav nohu on seekord liikvel, et ma olen isegi enda lastele teinud siia näolümfimassaaži, et saada liikuma siit, et ta läheb nagu siia sisse ja kinni, et nina lööb kinni, nohu nagu ei ole, lööb lihtsalt nagu ummistuse. Ja olemegi seda saanud selle nohupulga ja massaažiga lahti nii, et lapsed muidugi tulevad, näitavad, mis sealt ninast tuleb ja väga hea, et nad näitavad, aga seda nagu üldsusele näidata, no. Kuulge, aga üks väike lifehack ka siia, et siin istusime kõikide köhaste ja nohustega nädalavahetusel ja minul oli enda jaoks kaasas minu köhale sobilik lahendus, kus sees oli kaneeli rohkem kui issand jumal, sest et lihtsalt kui sa ajad natukene pudeleid sassi on ju ja läheb juhuslikult kaneeli ja siis sa veel tellid hullu pööra palju kaneeli, siis sa saad aru, et tegelikult kaneel ongi see lahendus, mis kaasaja või siis selle käesoleva sügistalve Covid-laadse tõpratõve vastu on kõige tõhusam. Ja nüüd võite panna 1+1 kokku, kes on loogikud, et miks mina näiteks kaneelikoorijad
kasutan tegelikult saunas päris palju. ja siis, kui me tegimegi väikeses ringis niisuguse nuusutamise, sest ma panin siin soovijatele kokku nohupulka, kes nagu üldse seda hingamist läbi nina teha ei saanud. ja mul olid siis 3 nii-öelda jookerit, üks oli siis Aromataž segu, üks oli minu nohusegu ja üks oli Holiday Joy. ja see on hästi huvitav, et kõik ninad valisid Holiday Joy ja siis me panimegi sellele nohusegule lihtsalt kaneeli juurde, sest paistab, et see Covid seda kaneeli kohe üldse ei taha, kohe no niimoodi ei taha, et ta kohe lausa ei taha. ja ma ei tohi veel neid asju näidata, kohe lähme sinna. nii et ühesõnaga jaa, see on see koht, et leidsime ka lahenduse, et näiteks aloe geel, kuhu panna siis juurde natukene eeterlikku õli, sest see on nagu ideaalne ka selle kuiva nina ja siukese, no ütleme kõikide nende nohu ilmingutega. nohukingituste. et tegelikult siin viimane toidulaager me rääkisime ka, et koha peal, et aga mõõtke ära see kodune õhuniiskus samuti, et kui ta on alla normi, mis on 55, siis ega see nohu on veel lihtsam tulema, sest et limaskest kogu aeg kuivab. Absoluutselt. Kuulge, aga siis on nüüd niimoodi, et andke märku, kas te... ma tegin kommentaare veel lahti. Sest siin ei näe, et kas inimesed on kohal või mitte. Ja. No nii, aga nüüd tuleb see, mille pärast me üldse siia eetrisse tulime ja mul on teile näidata mõned asjad. Siin on lakmuspaber. Võib-olla sa räägid lahti, mis üldse on lakmuspaber. Ma arvan, et kõik ei teagi. Guugeldavad. Teeme nii, et nad guugeldavad. See näitab happesusleelise skaalat, aga lakmuspaber on siis niisugused ribad ja no ma usun, et siukest asja te olete kindlasti näinud, et siis selle järgi saab vaadata, kas see keskkond on happeline, leeliseline või on normaalne, ütleme siis keskmine on ju. Nii et mul on siis siin lakmuspaber, siis on mul siin vanilli, naturaalse vanillipulber, siis on mul siin kaneelipulber, muide üle pika aja. Ma tahtsin öelda, et ma tahaks nuusutada. Üle pika aja ma teenisin nüüd seda nagu eriti head kaneeli ettevaatlikult, ta on nii lendu, las lendab. Covid saab siin no see on mõnusa järel mekiga ei näita, et kui ta niimoodi. See oli nagu võimastav. Seda küll. Nii, aga sina nüüd lohista see purk siia poole. Muide, üksiti palun ole hea meki seda sisu, ma aitan sul laati teha. Nagu te näete, siin tegu on siukse fermenteeritud kraamiga. Liina tegi spetsiaalset fermentatsiooni, ta teab, et ma sibulat küüslaukaga midagi ei söö, et tegi siukse spetsiaalselt mulle. Mis lõhn? Mulle meeldib see värvus just, et seekord on see tehtud peedimahlaga. Peeditükkidega lausa. Peeditükkidega. Nii. Mega hea. Nagu saab kuskapuule. See rooskapsast tahab veel minna. Nii, väga hea. Nii, et ma siis kordan üle. Et me, ja mõõdulint, õige. Ma pean ühe veel. Ma lohistu siis enda pool see purk. See on nagu tosi hüve. No, kuule, kas minu omad on paremad või Raini omad on paremad? Meil oli ühes laagris, mis meil oli Pärnumaal, meil käis Rain Kulder. Tema rääkis meile mitte lihtsalt fermenteerimisest tegelikult, ta rääkis meile nii põnevaid toitumisuuringu tulemusi, mis nad tegid, et see on nagu vau, ma muide mõtlesin, ma teen üks päev sellest postituse. Aga kummad siis paremad on, minu või Raini omad? Ma pean kahjuks seda ütlema, et meil on väga hea õpetaja mõlemal olnud. Raivo Voki õpilased, et siin vist ikkagi määrab see, et kes õpetab, et väga hea õpetaja ei saa toota halbu õpilasi või halvate oskustega õpilasi. Pagan, see oli praegu parim kompliment üle pika aja. Nii et aga ühesõnaga, fermenteeritud kraam, lakmuspaber, kaneeli või see vaniljepulber, naturaalne vanillipulber. Kas ma võin seda ka avada? Seda sa võid avada, aga seda lõhna sa nii kaifida ei saa, sest see tuleb alles
termilisel nagu siuksel tõmba. Aga midagi sa seda aimu, see on Oi, Bourboni ta vanill. on. Lõhn on olemas. Ja võrreldes kaneeliga on siis muidugi vanill tahab natuke siukest töötlemist saada. Kuule, veel kord. Kaneel, vanill, lakmuspaber, mõõdulint, kus ta iganes ära jooksis ja fermenteeritud kraam. Mis on kõikidel nendel asjadel ühist, on meie tänase eetri küsimus. Kes vastab? Ja kes esimesena õigesti vastab? No ma ei tea, mis me siis loosime. Minul oli küll üks mõte, mille me välja loosime, aga... Siis ütle. Ma arvan, et see on üks kinkekaart. Sellepärast, et äkki on õige vastaja see, kes õudselt tahab laagrisse tulla, aga tema veel ei tea. Nii, meil on siin vastuse variante. Ma hakkan ülevalt poolt, kas kaal, pH tase ühine, kehakaal, seedimine, mikrobioom on praegult vastused. Ei ole. Kaalulangetus. Proovige veel. Ma kordan, mis on ühist kaneelipulbril, siis vanillipulbril, fermenteeritud kraamil, lakmuspaberil ja mõõdulindil. Tervis tuli järgmine. Pagan, kes see niimoodi vastas? Liina Mikk. No siis Liina Mikk saabki selle kinkekaardi, sest paremini vastata ei saa. Tead, miks me sellega ei pane kunagi mööda, kui on meie eetris tegu. Aga kas tuleb veel variante? Ja, jätame Miku Liina siis jätame meelde. Miku Liina, sinule siis läheb üks 50-eurone kinkekaart muide. Siis see oli esimene õige vastaja. Salenemine 1+1. Tervisele... Kes vastas 1+1? Sprenger. Lilli. No nii, aga siis Lillile tuleb ka 30-eurone kinkekaart. Jätke siis meelde, et te pärast kirjutate, mis te arvate, et meie vaatame oma eetrid üle ja mäletame, mida me jagasime. Meie paneme pärast end live video ja me ei mäleta, et me midagi seletame. Absoluutselt, me oleme süüdimatud. Nii, siis tuleb tervisele 100% pluss seedimisele. Tervisele 100% pluss seedimisele. 10 ütleb kirglik salenemine. 10 tuli praegult sealt Alejandrote juures, sealt Hispaania juures, tal on kõik kirg. See on väga hea. No te muidugi ei kuulanud, mis ma vahepeal ütlesin, aga ma tegelikult andsin juba ühe hea vihje. No ei tea, kas nüüd see õige küsimus tuleb ka ära, et ma tahaks õudselt tükest peahinda anda. Nii, kes saab õige vastuse? Guugeldage, pange ChatGPT või... See ei aita. Te ei pea seda peast teadma. See ei aita, et mis on... Mõelge nagu Riina. Mõelge nagu mina, mitte nagu see tehisintellekt on ju, vaid nagu päris intellekt või intellektuaalne intellekt. Niisiis veel kord, fermenteeritud kraam ja ta on veel punast värvi, ta on ootrapiidiga. Nii, kaneelipulber, vaniljapulber ja lakmuspaber ning mõõdulint. Nii, immuunsuse tugevdamine. Ja pakkuge veel, no issand, see vastus on nii lihtne, tegelikult et see on lõpp. Inimesed ei teagi lihtsaid asju. Inimesed ei tea lihtsaid, proovime veel. Ja sinu moodi mõelda nii kõhupai, kõhu ümber mõõt. Ja kõhtu me kindlasti mõõdame ja, aga mis on ühist kaneelipulbril, fermenteeritud kraamil, vaniljepulbril, lakmuspaberil ja mõõdulindil. Tüdrukud, poisid, kes te iganes kuulate meid. Nad on kõik koos ühes kohas ja neil on üks eesmärk. Nii, kehavoldid, kaalulangetus. Kes ütles kehavoldid? Merlin Heinlaid. Merlinile peaks ka väikse kinkekaardi andma. Teeme sulle ka 30-eurose kinkekaardi, aga no davai, teeme nüüd peauhinna ära, palun. Õnnehormoonid ja seega salenemine, tselluliit. Mõelge veel, nendel asjadel on ühe asjaga, ja küll annab veel, ma mängin nagu sellest telemängudes kunagi vanasti oli, et nendel asjadel on ühe sündmusega väga palju ühist. Nad ongi otseselt see sündmus. Millegi mõõtmiseks. Aga kõik need asjad, mida ma nimetasin, lakmuspaber, vanillipulber, kaneelipulber, siis ohtralt fermenteeritud peediga fermenteeritud kraam.
siin tulevad ensüümid, on otseselt seotud ühe sündmusega. mikrobioom, kakamine, jõulude ülesöömine, jõul, jõulude ülesöömine, kes ütles? Aive Aljaste. Aive Aljastele ka väike kinkekaart, aga nüüd on viimane pakkumine. Nii. Tüdrukud, veel kord. On seotud ühe eelseisva sündmusega. happe mõõtmiseks, kõhu ja seedimise tervis, kakal Mina rohkem käimine. ei viitsi. Mina Äkki- rohkem ei viitsi. äkki sa mõtled nii, et keegi ei oskagi sinu moodi Kuulge, mõelge vahest, et ma võin ka lihtsaid asju teha. Et tegelikult okei. ütled õige vastuse ära. Ma ütlen õige vastuse ära ja see on toidulaager 11 jaanuar. No, olin kaval, on ju. ma just tahtsin öelda Aive Aljastele, et jõulude ülesöömine, et kohtumisel on laagris, aga ma sain keele hammastada, aga ei tohi keelt hammastada ka hoida. Ja seedida ka ei või, Jah, tuleb ainult analüüsida. analüüsida. Okei, aga nüüd äkki te tahate teada, kuidas nad on, kas te tahate teada, kuidas nad on seotud selle toidulaagriga, mis tuleb 11 jaanuar? Muide, sinna on üks vaba koht. Tänase päeva seisuga sinna on üks vaba koht. Aga siis räägin ära. Oota, kes see seal 1+1 kavastas? Ma andsin ikka auhinna. Sprenger. Väga hea. Teeme. Okay. Kõik, kellele Riina ütles kinkekaart, siis kirjutate palun. Kirjutate Riinale ja et siis Riina saab kinkekaart, ka selle sellepärast, pidulikult et üle anda. meie ei kirjuta, sul oli Me üldse ei kinkekaart. mäleta mitte midagi. Mis me praegu rääkisime? Toidulaagrist rääkisime, seda ma mäletan. Okei, aga tegelikult on nii, et me uue aasta alguses teeme lausa 2 toidulaagrit, sellepärast et see 11 jaanuar on meil põhimõtteliselt täis, see üks vaba koht praegu, mis vabanes, et sa võid sellele pretendeerida, pane see koht kinni. Teise me arvame, et me teeme kuskil sinna veebruari keskpaika, aga me istume peale seda eetrit Nelliga ja paneme selle siis täpselt plaani ja. Võib-olla küsiski nii, kas sellist. Oota, ärme küsi, ma ennem räägin ära, mis ees ootab ja siis küsime. Sellepärast, et mul tuli üks geniaalne mõte, kuidas ühendada ära kehapoltide mõõtmised. Igasugused muud kehaseisundid, no kehapoldi mõõtmisest tulebki välja see insuliiniresistentsus, tulevad toksiinid välja, tuleb, mis seal kõik veel välja tuli, issand jumal, mul läks meelest ära. Düsbioos ehk mikrobioom. Senoöstrogen. Ma panen ta sinna detoksi alla, on ju, et tegelikult ongi, et meil on hästi mitmed erinevaid, kõrge kortisol ka. Meil on hästi erinevaid seisundeid, kus me saame asju tegelikult toiduga parandada. Ja nüüd ma mõtlesingi, et kui sa tahad laagrist nagu saada täpselt juhendid, millele sa võiksid rohkem rõhku panna, mis võiks olla veel toeks, et sa saad oma need samad voldid või need enda, ega me analüüsi ei ravi, me ravime ikka inimest, on ju just, et sa saaksid selle enesetunde ja oma selle tervisliku seisundi paremaks. Vot siis ongi, et kui on see sama düsbioos, siis vaatame, analüüsime, mitte ei seedi, analüüsime, mis sinu toitumises on valesti. Et siiani Nelli jumalast hästi analüüsist neid ilusaid ja koledaid pilte, mis sulle saadeti toitumislauast, aga täna me saame ju ka vaadata, mida see kehapõlt ütles ja mina kutsun üles, kuule, kui sul on endale natukene, ma ei tea, seal mõtled endale hästi või tahad ennast kuidagi aastavahetuse või jõuludega seal poputada, mine tee veretestid ja tule laagrisse, et sul on kaasas glükeeritud valgutest, sul on maksanäitajad, sul on näiteks raud ja näiteks võiks sul veel olla kilpnääre. Et kui sul on need asjad ilusasti kaasas, siis me juba saame nagu eriti täpselt sulle selle toitumiskava kokku panna. Et minu idee ongi selles, et toidulaagrist inimesed lähevad tagasi koju millega? Tegevuskavaga. Ja, et tegelikult siin viimased 6 aega ma olen 1+1 klientidega läinud juba sinna upgrade'itud versiooni, et katsetada seda, mis ideega jaanuaris ma soovin välja tulla, et inimesel on eesmärk, aga ta peab ise endale nädala eesmärgi panema.
ja kui ta ei suuda seda nädala eesmärki täita, siis on väga raske ka teise nädalasse nüüd siseneda. Ja sest, et ma tahan hoida seda aega kokku, mis mul inimesega on olemas seal läbi sotsiaalmeedia või läbi kohtumiste, et ei oleks sellist laialivalgumist, sest mida rohkem on laialivalgumist, seda vähem on nii-öelda tulemus seda, millele me orienteeritud oleme. Ja väga palju on tulnud välja see, et ongi list, et kus inimene paneb kirja, palju ta päevas liikus, mitte see, et ta käis tööl ringi, vaid spetsiaalselt läks välja trenni, ujus, mis iganes, mis enesehoolitsuse ta endale andis, et kas ta tegi kuivharjamist või sauna või vanni ja mis kõige tähtsam, kas tal kakal käis. Ja nüüd on mitme kliendiga on tulnud nüüd välja see, et nii kui ta muna sööb, siis järgmine päev ta kakal ei käi. Ehk me oleme leidnud juba väga tähtsa muutuja. Noh, kui võtame saia need nagu nii väljas, aga juba mis on järgmine asi olnud ja tõesti sellised väga raske, nii-öelda väga rasked kliendid, ütleme nii, selle soolestiku probleemiga on saanud 2-3 nädalaga juba abi, et nii kihvt. Aga kuna ma olen tuntud biohäkker, siis ma mõtlesin, et ma sellest toidulaagrist, mõlemast toidulaagrist, see, mis on praegu, eks ju, tulemas jaanuaris, täitsa lõpp sinna veel 6 Me juba oleme jaanuaris tegelikult. Aga teine, mis me siis tahame sinna veebruarikuusse panna, et ma näitan sulle see tõesti, kuidas selle suht mõttetu raha eest saadav imevidin lihtsustab su elu, kui sa teed, ei, vett ei hakka pehhatast, ma unustage ära see leelis ja palus endale sisse süüa juua, aga mis me saame teha, me saame vaadata pissiproovi ja kakaproovi. Et tegelikult väljaheited on täpselt need, mis näitavad ära, mis omastati ja mis jäi omastamata. Ja vot sellest ma räägingi laagris, et kui näiteks, kui see on liiga happeline või kaka on seal liiga leeliseline, et mis on siis seal valesti, mis on toidusedelis võib-olla üle või midagi on nagu puudu, on ju. Ja tegelikult tõesti see lihtne pisikene vidin on niivõrd kõnekas ja annab hästi head sisendid juurde, on ju. Ehk lühidalt öeldes alates jaanuarist me nüüd paneme järgmise käigu sisse, et lähme laagritega, ka toidulaagritega info poolest tõsisemaks, et lähme väikeste infokildudega. Aga me võtame teid nii-öelda meie igapäevaellu ja meie maailma just selles mõttes, et mina ausalt uurin oma väljaheidet, uurin oma uriini, et kakadetektiivid, et sealt saab nii palju lugeda ja mis tegelikult lisandväärtus hakkab alates jaanuarist tulema on see, et ka Anneli Habonen hakkab tegema protseduure, mitte protseduuri, vaid protseduure, et tuleb oma nii-öelda protseduuride menüüga välja ja inimene saab laagrist siis valida, mida ta soovib, et Anneli samamoodi, et tegelikult ei ole vabu aegu eriti pakkuda, siis ta saabki laagris selle nii-öelda selle abikäe ulatada. Just, aga ma räägin siis võib-olla ka järgmise asja ära, no ma ei tea, kas fermenteeritud kraam vajab tutvustamist, aga ma nagu ütlesin, ma teen selle kohta postituse. Ma olin tõesti väga lummatud sellest, kui me kutsusime Raini oma ühte laagrisse, see oli siis meil Loodusspa ja ta rääkis ühest suurest uuringust, mis nad tegid läbi siis ülikooli, tõesti vahet ei ole, tehti uuring ja kui ma kirjutasin Rainile, et kuule, et ma olin niivõrd impressed, on ju, avaldas tõesti muljet, et te tegite nagu see American Cut projekti Eestis, mis tähendab seda, et tõesti oli piltmaterjalina seina peale ilusasti meil näidatud Raini poolt, et kui kas või natukese kaupa inimesed hakkasid fermenteeritud kraami oma toidu valikusse lisama, kuidas muutus nende tervis. Vot. Ja nüüd ongi see koht, et miks ma näitasin, miks ma tegin just siukese punase peediga seda kupatust seal purgi sees, no seal vist eriti näha ei ole, ma ei tea, proovin siia teda korraks veel nihutada. Aga vist läbi eetri vist ei näe. Aga siin all põhjas on siis rooskapsas, siin on nuikapsas, siin on peeti, siin on rõigast, ehk siin on sees tegelikult kõik ristikõielised. Ja vot nüüd, kui me räägime sellisest asjast nagu kõrge östrogeen või on see detoks ja dysbioos, ehk siis see, mis tuleb voltide järgi välja, mis on pahasti, on ju, siis tegelikult need ristikõielised ongi parimad, kes aitavad just nimelt neid
kas või seesama östrogeeni metaboliit ehk jääkaineid kehast paremini välja viia, et aidates nii mikrobiomi kui ka loomulikult meie maksatalitust. Sa tahad ka teada, mis need kaks siin teevad, jah? Vaevalt, et me kaneelirulli hakkame tegema. Kaneelirulli me ei tee. Ei. Nad on kütsid. Kaneelirulli me ei tee. Aga need, kellel tuleb nüüd välja profiilis siukene siit logo nagu insuliini resistentsus, no seesama see glükoosi tolereerimatus. Ei ole sõber. Ei ole sõber. Siis sinu, minu, meie teema ongi kaneel. Et mitte siis ainult COVID ei pelga seda asja, aga kaneel on üks parimaid vürtse, mida saab lisada mitte ainult magusatesse toitudesse täpselt nii, mis aitab meil seda raakutundlikkust just nimelt insuliini koputusele paremaks teha. Kaneeli mina olen kasutanud nii lamba kui veiseliha juures marineerimisel. See on tõesti hea. Aga need, kes võtavad kätte ka sentimeetri paela, me näitame ära ka, kuidas saab oma kehamassi indeksit mõõta mitte ainult siis nende udupeente kaaludega, vaid just nimelt ka oma taljapuusa vahekorra numbriga. Ja sellega saab siis ka ilusasti seal opereerida ja ka räägime sellest, miks see visceraalrasv tegelikult ehk see meie keha siserasv on kuri paha ja miks tuleks võimalikult ütleme siis nii ennast kaneelirulliks teha. Ja et tõsiselt tegelikult vaadata sisemise rasvale otsa, et 9% probleemid hakkavad meie kõhust, et ma toonitan veel kord, et kui te ei hoolitse, et siin teinekord on nii, et mõned kliendid on mul kuhugi ära kadunud aga ma kirjutan nad üles, kes on ära kadunud, et ma ei torgi. Ja siis hiljem ma nagu küsin, et kuidas sul läinud on, et kuidas kõhuga on. Ei ole kõik hästi, aga mis sa teinud oled, et ma andsin sulle õpetusi ja ei ole neid asju tehtud, siis ma olengi öelnud, aga vaata, ei saagi midagi paremaks minna, et sul oli bioteise õpetusi, aga just see enda tahe. Aga kui seda enda tahet ei ole, siis ei saagi mitte midagi paremaks minna, et te võite laagrisse tulla, aga kui seda tahet ei ole, siis te pöördute nagunii hiljem meie poole, aga siis võib olla ka mõnes mõttes hilja. On ka tagasipöördumatud asju kahjuks. Kahjuks on tagasipöördumatud asju, et tegelikult sa praegu ütlesid väga hästi, et ma tulen korraks selle insuliini resistentsuse juurde tagasi. Ehk siis ja selle kõhurasva ehk visceraalrasva juurde tagasi. Siis tegelikult ongi nii, et kui me nüüd räägime sellest, et millegi tõttu on juhtunud nii, et keha peab tootma väga palju insuliini. Ma räägin laagrist, miks see tekib, kuidas see tekib, mille jaoks see tekib, see on psühhosomaatiline taust ka väga kõvasti taga. Aga mida suuremaks, mida kõrgemaks läheb see insuliini tootmine, mis tähendab seda, et rakk ei võta teda, ei kuule tema koputust või ei viitsi rohkem kuulata seda insuliini koputust, siis ega insuliin on lihtne mees, ta ei viitsi kaua pead vaevata, tema lihtsalt saadab kõik glükoosi ülejäägid kuhu? Õige, pekidepoosse. Aga mida suuremaks läheb pekidepoo, seda vingemaks läheb ka insuliini resistentsus ja vot see ongi nõiaring. Ma kunagi tõesti tahtsin selle kohta teha ühe kihvti doktoritöö, aga ma arvan, et ma teen parem laagreid ja ma jagan hoopis inimestele praktilisi kogemusi, kuidas hakata sellest nõiaringist välja tulema. See ei ole lihtne, see võtab aega, ega sa sinna insuliini resistentsusesse eile ka ei kukkunud, sa ikka läksid sinna teadlikult, on ju kõike ilusasti järjepidevalt tehes. Seepärast me ka järjepidevaid asju tehes tuleme sealt välja. Ja jällegi seal on oma koht treeningul, aga omamoodi treeningul, sest kui sul on insuliini resistentsus tahad, mine viitsi mõõda ära oma see glükeerunud valk, veresuhkur, insuliin, mida iganes võid ära mõõta. Aga kõige paremini mõõdab ära just nimelt insuliini resistentsuse sentimeetri. Siis jäta meelde, et kardiotrenni sina tegema ei lähe, jõutrenni sina tegema ei lähe, sinu asi on teha HIIT treeningut. Et just, et selle mõõtmisega, mis näiteks Roman teeb, eks ole, et
et siin ma olen ka andnud tagasisidet, et kui on sul senoöstrogeeni profiil, eks ole, et see ei ole pool aastat, vaid see on mitme aasta projekt, et puhastada keha. Ja läbi selle 1+1 isegi olen palunud nii-öelda saata mulle faile, mis on olnud need hormoonravid või mis on olnud pesupulbrid, kõik, et saada teada, et mis kogus on kehasse sisse pandud ja siis me saame mõõta ära tegelikult need aastad. Ja kui ma ütlengi, võib-olla see on 3-4 aastat, siis see ongi võib-olla 3-4 aastat, et see ei ole 3-4 kuud. Aga sellegipoolest ma ütlen, et elu on nii lahe, et ta väärib seda pingutamist ja võib-olla see, et inimesed, kes on minu käest küsinud, et aga kuidas ma saan täielikult suhkrust loobuda? No saab, tegelikult saab. Ja ma ütleks veel nii, et ega me ei kutsugi üles ära loobu suhkrust. Ei, meil on süsivesikuid ka ette nähtud ja nendel on oma koht olla, seepärast et meil on olemas ju ka teatud süsteemid, mis töötavad suht glükoosi peal, et me ei saa päris, mina ei ole keto ja igasuguste ekstremaaldietide pooldaja kohe kindlasti mitte, on ju, sest et nad pikas perspektiivis ei ole inimestele mitte midagi head toonud. Sa võid muide keto inimeste kohta rääkida ka. Keto on mõneks kuuks hea, mõneks kuuks. Aga sealt edasi on vaja minna täisväärtusliku ja tõesti tasakaalustatud toitumise peale, sest te lihtsalt keerate oma neerud pekki päriselt ka. Yeah. Neerud pekki sõna otseses mõttes neerud pekki, seepärast et pekistunud neerud on ka teatud probleem koos nende kividega, mis sinna tulevad. Ja üldse, kui võtta nüüd fookusi see järgmise aasta laagrid, mis on need põhilaagrid aprillist, mis hakkavad Mokol või Pärnus. Oota, meil on veel Pärnus looduspa ja volum 2. Ja, et sinna meil tulevadki alati ka sellised tark ja teadja inimesed rääkima, et meil on ka plaan nii-öelda piimatööstusest ja farmindusest inimesed, eks ole. Ja mainitud Rain tuleb fermenteerimistöötuba tegema, et see on juba meil ka kokku lepitud. Et te saate tegelikult selliseid teadmisi, millele on ligi väga raske pääseda. Guugeldada neid ei saa. Guugeldada neid ei saa, et me olemegi läinud nüüd tõesti, et jaanuaris me lähme jälle upgrade ime kõik, et me näeme, et kuna me peame sellega nii-öelda kohanema, mis meile väljapool maailm pakub, siis tähendab ka seda, et lihtsaid õpetusi ei saa enam, et tuleb anda selliseid keerukamaid õpetusi, keerukamaid informatsiooni, et nii lihtsalt on. No elu on ka piisavalt keeruliseks läinud, seepärast, et ma ütlen ausalt, mul oli siin arutelu seltskonnaga nädalavahetusel ja jõudsimegi sinna, et poest on väga raske asju osta, ilma et sa ei saa endale peidetud suhkrut, on ju terve kupatuse, mingisugust emulgeeritud kraami, millega su keha ei oska nagu mitte midagi peale hakata. Rääkisime ka sellest nurjatud kohupiimast, rääkisime muudest asjadest ka ja tegelikult see on ühelt poolt kurb, aga teiselt poolt no pagan, selleks õppisin mina ülikoolis ja omandasin päris palju praktikat inimesi juhendades ja mitte lihtsalt inimesi, vaid ka võistlevaid inimesi, spordiinimesi, kus nõudmised on tõesti väga laes. Nii et aga miks mitte, seega kordan veel kord, et 11. jaanuar on meil vabanenud üks koht. Tule kohale, kui saad, võtta vereproovid kaasa, kui ei, saame sulle koha peal sõna otseses mõttes labori korraldada. Ja teise laagri me mõtlesime, et eks 15. veebruar või sõbrapäeval või? Selline mõte, et 15. veebruar. Sest et klapitasime me seda kalendrit nagu oskasime, aga praegu see on ainus nädalavahetus, kuhu me võiksime minna. Kuulge, aga kõige olulisem jäi ju rääkimata. Me oleme siin head tuututajad küll, aga neid laagreid muidu teate, kes viib läbi? Õige, Helle Pae. Ja Hellega meil on jaanuari laagrisse, ma ei saa kogu kava ära rääkida, siis kaob põnevus ja see dopamiin kukub kohe ära, on ju. Minu käest ärge küsige kava, mina ei tea, mida nad teevad. Mina tean oma asja ainult. Aga mõte on vinge, ehk tegelikult selle laagri tegevustega me Hellega leppisime kokku, et me näitame ära, et kuule, come on küll võimalik ühe pühapäevaga endale kogu nädala söögivalik niimoodi ära teha, et ta on sul sõna otseses mõttes terviklik, tervislik, mitmekesine, suhkruvaene, ma ei tea, mille veel vaba on ju, gluteeni ja tralala. Aga ma vist unustasin rääkida vanillist.
mis tema siin laua peal tegi. Ja sa unustasid sellest rääkida muidu. Õige, ja ta on sul teeses ka, mida ma panin sinna. Aga tahate teada üldse vanillist või ei olegi vaja äkki või? Mis see rahvas arvab seal? Tahate vanillilugu kuulda? Muide, see võite võrdusmärgi eterliku õliga panna siin selles kohas. Ja vaniljega ja. Vaniljega ja. Kaneelist me rääkisime, et tema on meil see, kes aitab insuliiniresisteentsuse. Soovibki. No siis juba talle räägin selle loo ära. Aga Antelele. Teised ei kuule praegu. Teised ei kuule praegu. Teised lähevad kõrvale tuppa. Aga vanilliga on siis nüüd nii, et ta on põhimõtteliselt looduses ainuke selline toiduaine või loodussaadus, mis toob alla sinu kortisoli taseme. Siis ma peaks lausa lusikakaupa seda sööma. Ma hakkasingi mõtlema, et me peame laagris ilmselt, me tahame. Me ilmselt teeme nüüd laagris tervitusnapsud, mis on väga vanillised, on ju. Ja tegelikult võluputrudest te olete kogu aeg seda vaniljat saanud, on ju, ühel või teisel viisil. Vahest on ta mul ekstraktina, vahest on ta mul siukse musta pastana, on ju. Vahest on ta millega veel, on ju, peaasi, et on vanill, vahest on eterlik õliga läinud. Aga jaa, vanill on ainukene selline fantastiline loodusand, mis tõmbab alla, nagu sina armastad öelda, teil on foon väga kõrge. Jah. Fooni tõmbab alla. No võt. Ja siis õpime ka, et kuidas seda vanilli siis nagu oma erinevatesse toidudesse, jookidesse siis ilusti ära peita, on ju. Ja me täname, et Helle on tulnud meie selle hullusega kaasa neid toidulaagreid niimoodi rannida ja rallida. Nii et ja 11. jaanuar siis õpime tegema, ma ei tea, 49 rooga võib-olla siis korraga, kuidas saab selle kõik ilusti ära teha. Ja veebruarikuusse ma praegu veel seda kava ei avalda, sest et see on niukene veel, äkki me räägiks aastast. Kuulge, aga te võite ise välja pakkuda. Mul tuli see, kusjuures ma pidin ütlema see, kui me alustasime laivi, et mis see oli, nüüd tuli meelde, et seoses selle veebruarikuu toidulaagriga, et tegelikult me close ime selle veebruaris selle talvehooaja nii-öelda ära. Jep, sest meil hakkab, mis asi, õige, kevadsuvi. Kevadsuvi ja sellepärast, et nipernaadid võtavad jälle oma ratta välja ja lähevad mööda Eestimaa. Ja me saadame Katariina, jee. Et ühesõnaga jah, et me võtame tegelikult soovime võtta veebruar 15 toidulaagriga kokku selle talvehooaja. Ja kindlasti, et tagasisisestaks tegelikult, et sidestaks, et mis on tegelikult need toitumisraskused võib-olla talvel, et mida see keha on siis tahtnud kõige rohkem ja me saame tagasiside anda, miks ta just neid tahab või miks ta neid just soovib. Et mul täiesti magusas õtlased näiteks, kes on olnud öelnud, et ei Nellis on võimatu, et see distantsi peal saab mind ära täiesti jälle 2 nädalat on kuidagi selline aeg, et kus on võimalik tõesti päris palju ära teha. Et miks see magus tuleb või miks see süsivesik tuleb. Tahate teada nagu päriselt, miks on magusasööstud ja need suhkrurallid või? See oleks väga hea teema tegelikult veebruarisse. Aga praegu tahate teada, miks mitte söömasööstud, aga just nimelt magusa... Kiire süskari. Ja, kiire süskari vajadus on. Teate, mille pärast või? Mina enda puhul tean, kui ma olen 8 tundi matemaatikat ülikoolis teinud, siis ma tean, et kiire süskar on vajalik. Ja see nuppe, aga kui sa ei tee intensiivset tööd, võtta siis. Üldse ei loe, miks näiteks, kui haige oled ja nii edasi. Tahate teada? Laura Manning ütles ja palun. Okei, siis Laura, nüüd tuleb vastus sulle sellepärast, et sul on üldine valgupuudus. Seletan kohe ära. Kõik meie keha hormoonid, kõik, eranditult kõik, igasugused muud tegelased, mis panevad meie keha nagu, ma ei tea, seal siukse peene aparaadi tööle. Nad on kõik valgustruktuurid. Meie immuunsus, valgustruktuurid, meie mis iganes mõttetöö on ka valgustruktuurid, mida ootrasti keha vajab ja eriti siis, kui meil on see sügistalv periood, kus tõesti seda kaitsevõimet on vaja kogu aeg boostida ja seda ka pannakse looduse poolt, mitte ainult looduse poolt, tehisintellekti poolt ka, ma pean neid katseklaasi covideid silmas, pannakse proovile. Siis see valguvajadus tegelikult on hulga suurem, kui sa arvad, et sa tegelikult tarbid.
ja kui ma nüüd küsin näiteks, vot kui keegi tahab veel ühte kinkekaarti saada, siis proovime ära vastata, see on niisugune natuke rohkem sealt toidukeemiast pärit küsimus. Mis te arvate, kui palju keskeltläbi on näiteks lihas üldse valku? 100 grammi kohta. Jah. Paneme selle ka. Mhm. No tüdrukud, kellel ma olen palunud näiteks saata mulle toiteväärtuse pilt, et analüüsiksite, kas hakkliha või liha. Ja miks hakkliha või liha? Ja kuidas valida seda hakkliha? No ühesõnaga, kui see number praegu sealt ära tuleb, siis on hästi, aga kui ei, siis Jah, vaatame jooksvalt, kas tuleb või ei tule. no igal juhul ma pean selle praegu ära ütlema. Aga mis ma tahan tegelikult öelda, siin on üks isik, kes kirjutas jõpp, et eriliselt tänud Piret Kümmelile. Kümmel teab, kui kaua me tegelikult tema keha proovisime lahti muukida, murda ja kõike muud ja mina jään siiski arvamusele, et see, et me sulle valgu panime paika või valgud ja mereannid vastavalt nii romannile kui ka vastavalt sellele, et mis on sinu eripära, ütleme nii, onju. Ma soovin, et tegelikult mingi hetk sa laagris tegelikult oma loo räägiksid, et kuidas su keha on tühjaks jooksnud, et minu meelest see on uskumatu 10-11 kilo, lihtsalt läks niimoodi nüüd järsku. Et nagu fantastiline, Piret, et tõesti aitäh usalduse eest kindlasti minu poolt ja tegelikult ma arvan meie tiimi poolt, et väga tubli töö. Sa ei andnud mitte kunagi alla, isegi kukkusid ära, me tõmbasime su tagasi. Me isegi vahepeal ei rääkinud sinuga sellepärast, et me lasime sult ise välja tulla sealt, kus sa iganes kukkusid. Aga nii. Piret, ma loodan, et me saame sinuga mõnusa jutuajamise teha, aga kas meil tuli vastus? Jaa, mul tuli erinevaid. Okei, me ei pannud ka, et mis lihast me räägime, eks ole. Kas 25, 28, 20, 27. Ja küll jääme sinna 20 juurde, et tegelikult kui sa nüüd teed väikese matemaatilise tehte selleks, et täis saada, oletame, et sa oled keskmine või selle keskmise füüsilise aktiivsusega naisterahvas on ju seal, ma ei tea, mis iganes premenopausi eas või aktiivses menopausi eas, fertiilses eas, vahet ei ole. Me ütleme siis nii, sul on tegelikult vaja minimaalselt 1,5 kuni 1,7 grammi kehakilo kohta. Viitsid teha tehte, palju sinul on vaja valku? Kui me 1,5 on ja paneme selline... Sina võta 1,7, sina võta hoopis 2. No minul on 100 pluss grammi. Nii, 100 pluss grammi, mis tähendab seda, et sul peaks olema iga toidu korraga vähemalt 30 grammi valku. Kui palju liha sa peaks ära sööma? Ma ütlen ausalt, et kui vanasti käisin trennis, tegin tugevalt trennis, ma sain peaaegu 800-900 grammi liha päevas, et see ei olegi kerge. Aga see ei olegi kerge. See on ebanormaalne. See ongi ebanormaalne, sest nüüd ongi see koht, sa ei saa sealt kogu valku kätte ja kuhu laks läheb õige mikrobiomile, sest nemad valku ei söö. Ja seal läheb ta mida tegema? Roiskuma läheb. Ja mis seal tekib? Õige düsbioos. Ja mis minu profiil ongi düsbioos, sest mina seda varem ei teadnud, et minule räägiti ka, kes mina arvasin, et teavad seda infot, et mida nad mulle räägivad, aga ei teadnud tegelikult, et võib sellest tekkida mikrobiomi haigused nii-öelda ja düsbioos. Et täna ma olengi sellega, et aga ei anna alla, samamoodi ei anna alla. Ja teine asi, mis võib veel tekkida, on ka selline, ma ei saa talle panna nimeks üle või üle düsbioose või mis iganes, see on see koht, kus hakkab vohama igasugune muu mikrofloora seal sinu sees, et need meie head bakterid kahjuks jäävad vähemusse, aga need teised tüübid panevad selle eest nagu jänesed veel kiireminigi muide kui jänesed. Et nende paljunemiskiirus on nagu eriti aktiivne. Ja vot siis tullakse, et mul on seened ja mul on nood ja mul on need atoopilised dermatiidid ja mida kõike on ju. Aga korrigeerides ära toidu. Siin kohal lubage mulle veel kord siis kuri fraas disclaimer ära öelda, et kui sinu toitumisterapeut, toitumisnõustaja orienteerub hästi toidus, aga ei orienteeru sinu seisundites, siis ta on kaubatundja. Aga selleks, et anda toitumisteraapia, toitumisnõustamise nagu korraliku nõu või abi anda inimesele, peab väga hästi inimeses orienteeruma. Tema seisunditest, tema haigustest, tema põhjusseos tagajärjes. Ehk siis ühel me tõesti roogime välja selle suhkru sõna otseses mõttes olematuks, aga me ei võta suhkru topsidel käest ära. Ei! Me võtame talt ära, teate mis asjad? Puuviljad! Sest inimesed arvavad, üks õun päevas hoiab doktori eemale, aga 10 õuna päevas.
siis ma ei pea üldse arsti juures käima. Käid küll ja käid gastroenteroloogi juures, kes hakkab sinu insuliiniresistentsust ravima, onju. Et vot see on see koht, et me peame nendes seisunditest niivõrd hästi orienteeruma, pluss kui su toitumisnõustaja veel jagab ka psühhosomaatikast ühkoma teist. Miks keha käivitab neid reaktsioone? Kuidas ta on sinna, eks ju, sattunud, siis 11. jaanuar ja 15. veebruar ole siis kohal ja hakkame siis sind lahti mukkima. ja, Umbes nii. et neile, kes, üks üllatus on ka ju, mis me laagrites hakkame tegema, ma kohe räägin sellest, aga Mina ei tea seda. sa tead, see käis korraks läbi. See, et me teeme selle paberiga urgitsemistööd, paneme kindlad kätte, on ju, no nii. Seda nagunii, minul sellega piiri ei ole. Mina käin laudas loomade juures. Muidu ma ostsin hästi ilusad Pärnmutter kindad ka, et oleks nagu kaunis seda tööd teha. Okay. Ja, aga näiteks need isikud, kes on nüüd saanud oma kõhukese korda, kaka käib normaalselt läbi, on kaalu alla läinud, tunnete juba, et saate vaakumit teha, et siin on juba õõnes, siis kindlasti ma soovitan minna Igori juurde nii-öelda tegema seda seanssi, mis aitab seda vana kakat kehast välja viia. Need tulevad seal süüsed nagu... Sa räägid praegu oma mingist eksperimentaalkogemusest või? Seda nagunii, aga need, kes ma olen saatnud, et nendel on olnud need samused kogemused, et siit võib tulla sul välja niisugused männikäbid, mida sa ise arvanudki enda sees olevat, sul võivad tulla ka ussid siit välja ja see kõik on okei. Tähtis on see, et ta tuli välja. Koostöös Igoriga sa saad need välja ja see on nagu, seda ei saa ise teha, seda ei saa arst teha. Seda ei saa nii, et me vaname toru siili midagi siia sisse ja siis ta lükkab nad välja. No, see on ainult manuaalteraapia. Aga see üllatus, mis ma tegelikult Riinale siin välja käisin, tegelikult ju nii palju, ma ju näen tegelikult sotsiaalmeedias, mis toimub, et kuna ma olen ilusate kleitide järel turul, et ma olen silma peal, et ma olen selles mõttes nagu see mõte. Ja, et mis ma tahan kindlasti tuua nendes suvelaagrites, et kuna nii paljud on väga palju kaalu kaotanud ja riided on alles jäänud, et kindlasti, et me oleme nagu teinud kaupade ostmisega ka nii, et meie käest ostetakse kaupa, aga siis öeldakse, et millal saadakse maksta, kas 3 kuu pärast või 6 kuu pärast, et kuidas see võimalik on meie jaoks on tähtis see, et alustatakse keha. Ja küll sa tahad täikat teha. Jah, aga täikat selles mõttes, et inimene võibki oma korralikud kleidid, püksid, pluusid, mantlid tuua ja selle summa eest, mis ta sealt teenib, ta saab juba oma soovitud kauba eest seal tasuda. Mina toon 2 õhtukleiti, need on mulle suured. Ja, et me hakkame ka sellist ilusat täikat tegema, et ma näen fancy täika. Pille Koppel, ma näen, kui ilusaid kleite sa müüd seal sotsiaalmeedias, et ja, võta kaasa. Võta kaasa. No nii, aga lähen laiali. Selles mõttes, et jutud on räägitud, on ju. Ei? Meil on veel midagi. Ma arvan küll nii, et nüüd sa said teada, mis ühist on kaneelil, vanillil, lakmuspaberil, sentimeetri paelal ja fermenteeritud potide kraamil, on ju. Siis tõesti meil teeme need 2 toidulaagrit ja siis nipernaadid võtavad oma ketsid välja ja läheb siis suurlaagri kevad-suveks lahti. Ja kui te ei tea, mida paluda mehelt jõulukingaks, paluge palun endale kinkekaarti Riina käest. Tõsiselt, et need kõrvarõngad seal Gold Time'is või kus iganes te soovite osta, võivad oodata veel pool aastat või 1 aasta. Aga tervisel on palju või selle kinkekaardil on palju suurem väärtus sinu tervisele. See on investeering. Kõrvarõngas. See on juba nagu aktsiad sinu tugevasse tervisesse. Ega tead, ega me muidu ei räägiks seda juttu, aga kui lähikonnas juba 40+ aasta vanused inimesed surevad, see paneb mõtlema küll. No see on jah kurb statistika, aga me ei mõelnud seda kurval noodil lõpetada, vaid tõesti loe postitust siin paar päeva tagasi ma just kirjutasin, et nii armas, kui mulle kirjutavad teie mehed, nad kirjutavad harva, aga kui nad kirjutavad, siis see on niivõrd südantõest või niivõrd äge tagasiside, sest et ta on aus, aga mehed ei hakka seal pilduma neid südameid ja igasuguseid muid asju, on ju, ja nad räägivad asjast, on ju. Ja kui mehed kirjutavad ja uurivad, kuidas seda laagri kinkekaardi näiteks saada, et eriti hästi kõlas see
siin paari tüdruku tagasisidena ja ka ühe meesterahva tagasisidena, et sealt tuleb alati parem versioon sellest, kes sinna läks. Ja see oli nii ilus. Mul See oli tulevad nii ihukarvad, armas. et tõesti, et mees ütles, et alati tuleb naine paremas konditsioonis tagasi. Kui Et ta me läks. oleme nagu need perekonnanõustajad kaudselt. No ma ütleks niimoodi, et kui praegalt antaks medaleid kokku kleebitud perekondade eest ja paari pandud suhete eest, siis ma oleks nagu sõjaveteran, varsti istuks siin ja lõgistaks neid medaleid töösaavutuste eest. Aga see on kõik tänu teile, seepärast, et usaldate ja tulete ja teete ja vahest puksite vastu ka, aga siis ikkagi jõuame sellele, et parem, elu on alati parem. Siin küsiti, kas veebruarilaager tuleb ka Pärnus ja ma arvan küll, et me teeme ta Pärnus, sest et meil on kuidagi see käppa juba jäänud ja võlusõna või ma ei tea, mitte võlusõna. Seal on ikkagi siga hea saun. Seal on lausa 2 väga head sauna ja seal on see territoorium, kui mõnus on, seal on võimalik tiigis käia, isegi nüüd käisid naised veel toidulaagris seal ujumas, et seal on nagu võimalus ja seal on ruumi, ta on tõesti selline kompleks, et no nagu me saime aru, siis me võime küll igast asju Nelliga ette kujutada, aga kui meie laagris ei ole sauna, siis see on nagu pool laagrit. Vahet ei ole, mis on laagri teema, aga kui sauna ja seda seal olemist ei ole, siis sest selles toidulaagris oligi nii kihvt, et ma ei plaaninud minna teistega sauna, sest ma testisin eelneva õhtul võided ära ja teadsin, kuidas töötab. Ja siis tuli üks naine, ütles, et aga see saun ilma sinuta pole see. Sina tulid saunast, ütlesid, et nad istuvad seal korvud ja ütlevad, et see ei olegi mingi saun, kui sind ei ole. Ja siis ma istusin, selles mõttes ma istun teiega seal jälle, et kui on küsimusi, me saamegi KKK-si seal saunas teha. Aga teeme siis kiire kokkuvõtte. Nüüd sa said teada, mis nendel kõikidel asjadel oli ühist. Siis sul on võimalik tulla meie toidulaagrisse, just nimelt toidulaagrisse, igasuguste vereproovidega, kui sul neid ei ole, siis me teeme need proovid, mitte vereproovid, aga need erinevad asjad siis koha peal. Ja põhiline on see, et siis mõlemist toidulaagrist ära mineja ja saab kaasa endale tõesti väga pädeva tegevuskava, mida ja kuidas ta võiks oma toitumisega edaspidi siis talitada. Nii et jumalast äge boonus on ju. Ja nagu näete, et ükski laager ei kordu, et me saame alati uusi sisendeid. Sest me oleme ATH-d ja me ei viitsi samu asja teha. Seda kindlasti. Eriti mina, et ma näen isegi koolis praegalt käies, et kui ma pean mingit kodutöid tegema, mis mulle huvi ei paku, see on piin, sest ma ei suuda teha enda jaoks igavaid asju. Ja see on normaalsus, see ei ole ATH, see ei ole spekter, vaid see on normaalne, et inimene ei peagi tundma huvi kõikide asjade vastu ja ta ei peagi suutma teha kõiki asju. See on üks asi ja teine asi, miks me teeme erinevaid asju, sest iga kord on ju ka meile natuke uus teade, kus see silm särab seal kõrval ja me anname endast 222% sõna otseses mõttes. Ja, aga nagu on Laura Malling, siis see viimane jaanuari toidulaagri koht on sinu oma ja ühesõnaga ta kirjutas. Jaanuar on sold out. Saada palun ruttu kiri kehatuba16@gmail.com ja me varsti avame ka veebruari registreeringu. Nii et ma homme istun siis käed ilusti arvutis ja tipin ja kirjutan kõik asjad ära ja postitan igast asju, nii et jälgige homme siis praktilise aromiteraapia gruppi ja Kehatuba Facebooki. Ja nagu näete, siit poolt saan näidata, ma loodan, et olete nüüd armastusega ära hüpnotiseeritud. Ja, täpselt on. Vaata matchib selle lilla kaanega, kus on ka siuke purple teema sees. Ei tea, mis võiks tema happelisus olla, äkki muudame ära näiteks. Davai, tšopaka, me hakkame nüüd siin paberitega mängima. Tšau! Ja aitäh teile, et tulite kuulama. Ja kes said kinkekaardid, palun kirjutage Riinale. Tšau!